ütleme arvutimängude loomise huviringi klassiruumis on 10 arvutit, mingid odavad sülearvutid ja mina üldjuhul soodustan loomingulist loovat õhkkonda, et nad saavad seal oma ideed viia ellu, on ju, et panna oma see arvutimängu idee siis mänguprojektiks või teha mingi osa mängust valmis või täiesti mäng valmis. Kestab 2 tundi. Ja ütleme nüüd, et laps 8-aastane näiteks või 7-aastane selle asemel, et olla selle arendusprogrammis ja proovida programmeerida, et laps selle asemel ütleme küsib, et kas ta võib mängida mänge ja suhelda kaaslastega. Ja mina näen seda kui väga hea mõte, et loov suhtlus, selles mõttes, et loov ja arendav suhtlus, see on minu isiklik seisukoht, et mulle nagu see sobib selles mõttes, et ma julgustan neid teinekord ka suhtlema, nad sageli on väga endasse tõmbunud, et istub sinna arvuti taha, nõiseb üksi ja ei suhtle. Ja siis väga hea, kui ta tahab mängida mingi mängu, jagada seda mängu teistega ja rääkida omavahel. Need tutvuvad mingite tasuta otsa mängudega selle. Ja saage aru, et see probleem ei ole selles, et 6-aastane laps ei tee koolitööd kaasa. See ei ole see tema, ma ei ole nagu riigikooli õpetaja, kes vastutab selle eest, et mingi 6-aastane läbiks 1. klassi. See ei ole nagu teema selles mõttes, et selle eest vastutab keegi teine, kes ostab seda teenust sisse. Et see vastutab, et need lapsed seal hiljem ka mingis koolitundides huviringi kõrvalt läbiksid mingeid asju. Et mina sellest ei vastuta. Ja ma olen proovinud lihtsalt seda teenust viia lapsele järjest paremaks ja järjest lähemale. Ta panevad suurt rõhku selle sotsiaalsele osale, panevad suurt rõhku online mängudele, panevad suurt rõhku omavahelisele kiirele suhtlusele. Ja kõige selle kõrval nad õpivad mängude kohta ka ja siiski teevad midagi valmis seal ka, selles mõttes, või saavad inspiratsiooni. Et seda probleemi selles suhtes ei ole olemas, et 6-aastane laps ei läbi 1. klassi. Ja seda nagu seal, see ei ole nagu, selles kohas ei ole sihukest asja olemas, sellist probleemi. Siis mina ei vastuta enda õppekava läbimise eest, mina teen huviringi. Ja isegi ütleme, et teil on mingid need kvaliteedinõudmised, ütleme selle huviringile. Et isegi siis see on tegelikult öeldud me saatsin selle enne sinna. Nad küsivad mingit seda õppekava, et mis aastakava või midagi, mis te nagu hakkad umbes tegema. Ja sinna ma panin, et tunni teises pooles neil on võimalus mängida ka neid mänge ja omavahel suhelda. Et see on julgustatud, soodustatud. Et mina proovin seda tegelikult nagu julgustada, kuna see nende puhul on see sotsiaalne aspekt, mis mina isiklikult leian, et see loomingulise õhkkonna loomise seisukohalt ka väga oluline, et neil on vaba omavaheline suhtlus. Et laste jaoks see mäng on ka väga sotsiaalne sageli. Et näe, nüüd on seal see, et mis sa arvad, et meie ja siin, et ei räägi 3 kuud kellega, aga neil on see osa nagu mingist suhtlusest see. Et probleem ei ole see, et 6-aastane laps ei õpi. Et mina ei ole seal mitte kunagi käinud isegi. Ja ka sellisel juhul ma arvan, et lastele lähenetakse teisiti, aga ma ei tea selle kohta, et ütleme, kes on päriselt löönud selle dokumendi, et laps läheb 1. klassist 2. klassi või midagi sihukest, et need inimesed teavad, et kuidas neile lastele tegelikult on lähenetud või ütleme, kes on vähem õppinud või midagi. Et ma ei ole seal kunagi käinud ja mina selliseid
tunnistusi ei väljasta ja et see on see nagu see vaba loominguline õhkkond on minu üks eesmärkidest ja seda väga kõrgelt hinnatakse. Neil on see võimalus loovälgi läheneda selle ja et see konkreetne laps ei ole ja 7-aastase kohe programmeerija, see ei ole nagu viga minu isikliku arvamuse kohast.